Tervist kõigile, ma olen Stanislav ja tere tulemast mu järgmisse Blenderi õppevideosse. Me oleme jõudnud viimasesse etappi, kus siis lisame materjali, valguse ja paneme kõik stseenid kokku ja vajadusel teeme siis lõppviimistluse. Nii et alustame. Ma näitan kõik, mida tuleb teha maja ühe peal ja samamoodi kõik mõtted ja kõik need samad asjad on rakendatavad ka ülejäänud majade peal. Ainult maja kahes ja kolmandas on väikesed nüansid, mida ma lisan juurde. Nii, meil tuleks kõigepealt kõik need samad collectionid lisada ühe collectioni alla. Selle jaoks ma vajutan siia parem hiireklikk, New Collection, nimetan ta ümber üheks ja tõstan kõik need collectionid siia alla. Ehk siis, kui ma panen selle voldin kokku, ehk siis meil on ainult üks justkui layer siin. Nii, üks collection. Ja nagu märkasite, siis ka modelleerimise käigus ma lõin layerid ja need layerid tõstsin õigesse collectionisse. Et see aitab meil tulevikus ka lihtsustada oma tööd. Aga kui see etapp on tehtud, siis liigume järgmise juurde see, et hakkame lisama materjali. Ja materjali lisamine on üsnagi lihtne. Kui me selekteerime selle layeri, siis siin selle ikooni all, vajutati siia peale, me võime lisada materjali New ja seejärel tekib siia see sama materjal. Me võime selle nimetada ümber, näiteks, ma ei tea, katus. Ja seejärel siin base colori all, vajutati siia ühe kliki, siis me võime valida ka värvi. Teil võib natukene erineda see sama aken, et seda on võimalik muuta, kui lähete Edit, Preferences ja ma tõstan selle korra siia. Nii, Color Picker Type, et siit valid endale sobiva selle värvipaleti, kuidas te olete harjunud töötama, sõltuvalt see, et kas te olete varem töötanud Photoshopis, Illustratoris, et siin on võimalik see vastav värvipalett valida. Hetkel ma valisin siukse ja ma tõmban ühe pildi sisse. Nii, materjal, nii, Open Image ja ma lihtsalt pipetiga kohe siin selekteerin selle. Et teie tegelikult saate ise valida ükskõik mis värvi oma vabal soovil. Selles mõttes ma ei jälgi, kuidas üks või teine õpilane valib värvi, aga ta võiks olla selles mõttes loogiline see, et kui teil on muru, ta on roheline, et teil ei ole juhuslikult see sama puu lehed näiteks punased. Et seda ma jälgin, aga kas ta on tumeroheline või heleroheline, see on nagu up to you. Nii. Ja muidugi tuleks tõsta või siis liikuda järgmise moodi peale, et me näeksime materjale. Alguses me töötasime solidis ja nüüd, kui vajutame siia peale, meil on võimalik jälgida see värv. Nii, ma lähen, ma vaatan, kumma ma valin kõigepealt. Võime alustada puust. Lähen Edit moodi ja siin samas ma selekteerin L-iga. Nii, valin selle kolmanda ja vajutan L-i ja meil on võimalik selekteerida ainult puutüvi. Ja nüüd ma lisan materjali ja siit pipetiga valin välja. Nii. Nüüd tekkis see probleem, et ta värvis selle kogu puu pruuniks, aga meil on oluline see, et lehed ikkagi jäävad roheliseks. Siis järgmine samm oleks see, et ma nimetan korra selle ümber tüvi ja vajutan tühja koha peale ja selekteerin L-iga selle, Shift L või lihtsalt piisab ka L-ist, selle ja selle. See tähendab see, et see hakkab meil olema nüüd roheline. Ja ma lisan nüüd uue materjali, siit plussiga, New, panen siia näiteks lehed ja selle ma värvin roheliseks,
aga nüüd meil on vaja konkreetselt seesama materjal rakendada just nende lehtede peal. Nüüd, kui mul on valitud nii-öelda värv, siis ma vajutan lihtsalt assign ja nüüd on korras. Ja samasuguse asja ma teen ka kõikide nii-öelda puudega. Nii, puud mul on värvitud, nüüd ma värvin need samad kuused. Lähen siit edit moodist välja ja lisan materjali. Nii, Nii. Ja meil ei ole mõistlik nii-öelda värvida igat kuuski eraldi, vaid ma teen siukse asja, et ma selekteerin selle kõik kuused ära ja viimane peab olema layer, mis on värvitud ja seejärel nii-öelda object ja nii-öelda leiame selle material linkimise. Nii. Link materials. Nii, see tähendab seda, et kui ma peaksin värvima edaspidi selle kuused, siis kõik ülejäänud kuused ka nii-öelda lähevad vastavalt selle värvile. Nii, värvime siis kõik ajalipikud ära, valime talle uue materjali, siis teeme siit pipetiga. Ja et me ei peaks kogu aeg siia nii-öelda üles ronima, siis me esiteks läheme object, nii-öelda link ja link materials ja vajutame parem hiire klikk ja siin peaks tekkima nii-öelda lisa nii-öelda quick favorites seal. Hetkel mul on nii-öelda juba lisatud, siis ta pakub nii-öelda remove, aga siin peab olema nii-öelda add quick favorites. See tähendab seda, et kui ma vajutan nii-öelda Q, et siis tekib nii-öelda link materialsi nii-öelda see sama kiire shortcut. Nii, siis meil ei ole mõistlik ka selekteerida seda kõik ühe kaupa, siis teeme siukse lükke, et leiame selle collectioni all add ja select objects. See tähendab seda, et nüüd ta selekteeris kõik ajalipikud ja viimasena peab olema selekteeritud see aed, kus on nii-öelda materjal ja vajutame Q, link materials ja nüüd ta automaatselt värvis kõik ilusti ära. Nii, täpselt samamoodi muru puhul ka, et ma selekteerin ühe siin muru, lisan talle materjali, võtan siit pipetiga, nii, ja lähen selle select, viimane peab olema see selekteeritud, Q ja link materials, kõik muru on värvitud. Järgmine on siis nii-öelda kivid. Nii, proovime selekteerida siis kivid, samamoodi new, ma siit valin pipetiga ja leiame, kus on siis need kivid. Ma igaks juhuks kontrollin, et kas nii, jah, on õige. Siis select ja Q, link materials, kõik. Meil on selekteeritud seesama kivi osa. Nii, nüüd ma selekteerin selle ground'i ehk siis base'i. Nii, korras. Ja täpselt samamoodi vaatan, kus need kivid on. See on tiik, jah. Lisan materjali. Ja vaatan, kas on täpselt. Vaatan, võib-olla peaks natukene lähemal liikuma. Uudan selle. Jah, ma arvan, okei. Nüüd samamoodi select ja Q, link materials. Nii, selle tiigi juurde tuleme kohe varsti tagasi. Nii, liigume siia poole. Siis aknad. Nii,
ja siis oleks mõistlik, mulle tundub, et natukene see on natukene valet värvi, muudame kohe ära. Nii, korras. Ja selekteerime aknad, select objects ja Q link materials. Selles mõttes me saame aru, missugune nii-öelda see objekt on selekteeritud, tal on nagu teistmoodi nii-öelda ümbris või siis nii-öelda outline, ehk siis ta on veidikene teistsuguse värviga. Nii, liigume edasi. Siis see ma tegelikult panen ühe layeri alla ja lisan nii-öelda talle värvi. No. Nii, korras. Ja näha on see, et ma siin unustasin ukse, aga see ei ole nüüd keeruline. Lisan siia ühe layeri. Plane'i. Keeran seda. Nii ja natukene scaling ka väiksemaks võib-olla. Ja S ja siis veel Z ka. Nii. Ma arvan, et vist peaks sobima. Nii. Vaatan, et siin on natukene astub välja ja siis võt nii. Lisan selle natukene ettepoole, lisan materjali ja valin pipetiga välja. Nii, korras. Meil on jäänud nii-öelda ainult see alus värvida, siis täpselt samamoodi lisame materjali pipetiga ja vist niimoodi. Vaat, kõik pluss-miinus. Meil tuleks nüüd teha need samad aknad, et ma lisan siia plane'i, rotate'in seda kontrolliga, vale telg ja 90 kraadi. Nii, S, vaatame, liigutame ta siia. Nii, S ja Z. Nii. Tõstame ülesse ja seejärel ma lisan siia peegelduse. Siin metallikus panen 100% peale ja roughness'i lisan natukene alla. Võime ka muuta selle akna värvi, aga see ei ole niivõrd oluline. Ma arvan, et ma võtan pipetiga siit midagi ja vaatan. Võib-olla natukene heledam. Nii. Ja ma arvan, et vist sobib. Ma korra vaatan, et võt nii, et siis nüüd on näha peegeldust. Nii, aga selle sama võib nüüd kopeerida edasi. Shift T ja liigume X-i suunas. Nii. Shift T. Rotate'in seda. Nii. Ja liigutan selle ettepoole. Vaatan korra siit. Nii. Shift T, liigun Y-i suunas ja nüüd Shift R, ta peaks siis sama kaugele panema. Ja, kõik korras. Nüüd meil on jäänud nii-öelda tiig ja selle tiigi on siukene asi, et me peaksime tekitama kuidagi siia selle sinise vee. Siis me paneme 3D kursori siia, Shift A ja plane'i. Ja ma arvan, et me edit mode'is lisame siia lõikeid ja siia ka. Ja nüüd lähme pealt vaatasse. Tõstan ta siia poole. Üritan
teha umbes tiigi suuruseks. S ja X. Ma arvan, okei, ja nüüd lähme edit mode'i, valin punktid ja nüüd ma hakkan kõik need punktid liigutama siia poole. See võtab natukene aega. Nii, ja seejärel anname talle ka materjali. Ma olen lõpetanud maja 1-ga ja samasugune asi tuleks teha ka maja 3-ga ja 2-ga. Et ma räägin nüüd väikestest nüanssidest. Nii, mis puudutab maja 2, siis tegelikult siin on kõik väga lihtne. Et selles mõttes annate ühele objektile värvi ja lingite selle kokku ja selles mõttes ongi kõik. Ainukene nüanss on see, et tuleb lisada siia valguse, ehk siis mina lisasin selle valguse niimoodi, et Shift A ja siin on olemas light ja siis point light. Et kui ma selekteerin selle valguse siin, siis siin on võimalus valida selle power ja selle raadiuse. Ehk siis see power on nagu võimsus ja see raadius on sisuliselt, kui laiaks ta läheb. Nii. Ja siis tekib siukene pärast efekt, et natukene valgustab siit seest telki ja muud ei midagi. Aga seda saab näha ainult siis, kui sa oled juba mitte materjali moodis, vaid siis renderi moodis. Ja kolmanda seeniga ma tegin siin paar nüanssi. On see, et kui ma lisasin siia selle lambile valguse, siit siis selekteerides valin selle kolmanda alt, selekteerisin kogu selle siit ümberringi ja lambile ma lisasin väikse valgustuse. See käib siis niimoodi, et siin on olemas materjal lisa ja siin samas emissionis, kohe leiame selle üles, ehk siis siin rubriigis valite selle värvi ja selle tugevuse. Ehk siis, kui ma vajutan nüüd render mode'i peale, läheb natukene aega ja see tähendab seda, et siis ta natukene valgustab. Mida suurema numbri, seda rohkem ta valgustab siin. Et seda tuleb lõpus teha. Ja ma lisasin siia ka väikse plugini, mis teeb siukse väikse tekstuuri. Sisuliselt te saate selle plugini installida selle leheküljel. Piisab sellest, kui lihtsalt vajutate Get Add-on ja tõstate selle sama siia niimoodi Blenderisse. Siis ta laseb teil installida ja Edit Preferences selle Add-ons peaks leidma OCD. Ehk siis lülitada selle siia sisse. Vajadusel teete programmile restardi ja ta peaks tekkima teil siia kohe alla. Selekteerin selle sama seina ja teen sellest koopia. Shift D ja ESC, et ta jätaks samale koha peale ja siis ühele vajutan Make Damage. See on just sellel põhjusel, et ma läksin natukene sellest pluginist mööda, kuna siin pluginis, ehk siis tasuta versioonis ei ole võimalik määrata selles damage scale'i, et kui kõvasti ta siis kahjustab seda seina. Ja ma korra vaatan, leian selle õige, korra lülitan selle välja. Kui me jätame ainult ühe selle seina, siis ta teeb siukse koleduse. Et kui teil oleks see full plugin, siis ta tekitaks siukse efekti, et saate ise valida, kui kõvasti ta kahjustab. Aga ma läksin sellest mööda niimoodi, et ma lõin teise koopia ja nüüd selle teise koopia, proovin selekteerida õige, nii. Liigutan ta natukene sisse poole, et siis rohkem tulevad siia esile need samad kahjustused. Nii, seda tuleks kohe kindlasti teha ja ma soovitan teile seda teha samas solid mode'is, ehk siis see võtab vähem arvuti ressurssi. Nii, see oli see, mis puudutas kolmandat stseeni, ehk siis kolmas maja.
ehk siin tuleb siis lisada valgus, materjali ja siis seesama niisugune damage. Nii. Seejärel, kui me oleme kõik 3 maja värvinud ära ja lisanud nad collectionisse, tuleks nad meil tõsta ühe projekti alla. Ma panen ka selle ühe collectioni alla, nii, new collection, see on 3 ja tõstan ta siia. Nii. Ja täpselt samasuguse asja teen ka siin. See on 2. Nii. Salvestan ära ja salvestan ära. Ja seejärel tõstame kõik nad ühe projekti alla. Selle jaoks läheme File, Append ja leiame maja 1, Collection ja siit vajutame number 1 ja Append. Nii, et kindlasti jälgige see, et kui te loote uue projekti, ta võib olla teil solid mode'is, et siis peate vajutama siia materjali mode'i ja siis näete värvilise pildi. Nii, kollapsin selle kokku, selle ma tõstan uute collectionisse, kaamera, panen siia taha. Nii. Ja lülitan selle välja ja nüüd lisan järgmise File, Append ja leian number 2, Collection, number 2, Append, tõstan ta siit välja, nii. Siis selle võib siia panna tegelikult, main, nimetada selle ümber. Nii, seejärel lülitame ka selle välja ja lisame uue File, Append ja leiame 3. Nii. 3. Append. Arvatavasti natukene kulub aega, et mõelda. Nii. Midagi on siin nihkunud, aga sellest ei ole hullu, ma lülitan selle maski lihtsalt välja. Nii, korras. Kui me oleme lisanud kõik need samad majad siia ühte, siis me lisame siia empty plain axis ja see on sisuliselt niisugune läbipaistav objekt, mille külge on võimalik siis linkida kõik objektid siia külge. Siis me teeme niisuguse asja. Parem hiireklikk Select Objects ja me vajutame siia Ctrl+P ja Object Keep Transform. Nii, see tähendab seda, et ta on siis nüüd ühe selle layeri küljes läbipaistva ja seda on võimalik liigutada. Liigutame ta natukene eemale. Ja lülitame ta korraks välja. Liigume järgmise juurde. Lisame siia samamoodi empty plain axis, tõstame ta ülespoole, select objects ja viimane peab olema see, Ctrl+P ja object keep transform, nii. Ja siis saame liigutada ta siia poole, nii. Ja viimane asi on, me tõstame ta siia sisse collectionisse ja selle lülitame välja, selle lülitame sisse ja järgmine on siis seesama 3. maja. Loome siia plain axis, tõstame ta üles, siis select objects ja viimane see Ctrl+P ja object keep transform. Nii, kulub vist natukene aega ja nüüd meil on see selekteeritud. Tõstame selle siia ja loome siia ka suure plane'i S, teeme ta hästi suureks, läheme siia näiteks kaamera sisse, Ctrl-Alt 0 ja lisame ka siia värvi ja näiteks see võib
siukse nimega ja new ja see võib olla, ma arvan, siukse, ma arvan, sobib. Värvis saame siit näha ja lülitame kõigepealt esimese maja sisse ja näha on see, et ta on tunduvalt suurem, siis me peaksime panema selle nii-öelda seini paika. Ma lähen korraks siit nii-öelda kaamerast välja ja tõstan selle siia poole, teen esiteks selle väiksemaks, siis lülitan teise sisse, nii, liigutan ta siia poole ka väiksemaks. Oi, ja liigutan ta siia. Ma korra vaatan, pealt vaates võib natukene väiksemaks teha ja vot nii, et nad oleksid pluss-miinus sama suured, ainult me peaksime tõstma nad ühe sama kõrguse peale. Vot nii. Nii. Siis vaatame, kas nii. Selekteerime selle sama läbipaistva layeri ja tundub, et meil on nagu see probleem, et kuna siin võib olla nii-öelda see sama plugin sees, siis lepime kokku selles, et selle sama maja te saadate mulle eraldi nii-öelda print screenina välja, sest seda liigutada on suht keeruline. Ma lülitan üldsegi selle välja. Tundub, et ka minu arvuti ei suuda seda vedada. Nii. Et siis teete selle sama kompositsiooni kahe majaga. Nii, paneme siis siukse asja, et selle lülitame välja ja teil peab see sama kaamera ka väljas olema ja siis see plane ja Shift D ja siis ma liigutan selle Z suunas, vabandust, X suunas. Nii. Ja Shift D X suunas. Nii. Lülitan selle maja välja ja vajutan number 1. Shift D jällegi X suunas. Shift D X suunas. Nii. Lülitan kõik majad sisse. Välja arvatud see kolmas. Nii. Ja lähen pealt vaatesse ja natukene kohandan seda. Ja kui me oleme loonud kaamera, siis üritame selle kaamera niimoodi ilusti paika panna. Ja siis tegelikult me võime kopeerida ka kõik need samad majad ka siia poole. Et kuna meil peaks olema siis muidu kolmas maja, et see moodustaks kolmanda rea, aga kahjuks ei ole seda võimalik, sest seal on nii-öelda plugin peale, ta võtab nii-öelda suht palju ressurssi. Nii, siis me teeme siukse asja, et selle lülitame välja ja select object, Shift D ja Y suunas liigutame ja paneme ta siia paika. Selle lülitame tagasi siia sisse. Nii, vaatame. Nii. Selle paneme siia ja paneme ilusti kaamera paika. Nii. Selle tõstame siia kaamera. Ja kaameral viime selle natukene kaugemale ja läheme siis siia render mode'i ja lisame siia valguse, sun ülesse ja lisame siia ka võimsust, nii. Ja me võime seda rotate'ida. Oluline see, et ta võiks tekitada nii-öelda varju. Nii.
ja see aitab meil teha selle kogu asja pehmemaks. Siis viimane asjana lükkame Cycle'i peale, siit GPU, Compute, vajutame Denoise ja tegelikult piisab ka 128 ja paned teda niimoodi ilusti paika. Ta oleks keskel ja sisuliselt me saime nii-öelda selle projekti valmis, me lisasime materjali, valguse ja tegelikult võite siit teha ekraani tõmmise ja saata mulle see Teamsi ülesande alla. Ja tänaseks nii-öelda on tund lõppenud ja head modelleerimist.